Kodinad on kokku pakitud, aeg öelda Danangile ta-taa, istuda taksosse, lennujaama ja siis mind ootab juba Hanoi. Mul on selle lennu pärast ausalt natuke ärevil, sellepärast et viimane kord, kui ma selle lennufirmaga lendasin, siis mind jäeti maha. Olemas! Well, hello, Hanoi! Me jõudsin kohale oma reisi viimasesse sihtpunkti. Vaat see on see Vietnam, mida mina olen telekast näinud. See on see õige Vietnam. Hanoi on Vietnami pealinn alates 76. aastast. Ennem seda oli ta lihtsalt Põhja-Vietnami pealinn. Linna pindala koos eeslinnadega on 26 000 ruutkilomeetrit, mis on põhimõtteliselt pool Eestit. Siin linnas elab üle 7,6 miljoni inimese ja TripAdvisor on korduvalt valinud selle top 10 sihtpunktiks maailmas, kuhu peab kindlasti tulema. Hanoi on üle 1000 aasta vana ja ta on suuruselt teine linn Ho Chi Minh järel Vietnamis. Keset linna on järv, järve peal on saar ja saare peal on tempel. Lähme kaeme perra. Võib tunduda, et siinses liikluses on tee ületamine põhimõtteliselt täiesti võimatu, isegi kui maas on zebra. Aga tegelikult siin kohal on üks hästi lihtne nipp. Ma näitan teile, kuidas see käib. Tuleb lihtsalt käsi üles tõsta ja hakata liikuma. Lihtne. Ja inimesed lasevad siin lihtsalt läbi. Tadaa! Nii retsi sudu, nagu siin linnas on, pole mina oma ihuma silmaga veel kunagi näinud. Siin on põhimõtteliselt tähtavus ainult 500 meetrit ja ülesse kõrgustesse ei näe mitte midagi. Kui siin tänavapilti vaadata, siis olgem ausalt naisi, kes kannaksid toppe ja miniseerikut, põhimõtteliselt ei näe, ainult turistid. Miks see nii on? Väga lihtne, kui meie eestlaste jaoks on tohutult suur väärtus see, et sa oled pruuni nahaga, siis siin on just vastupidi. Mida valgema nahaga, seda ilusam, seda rikkam. Ja naisi hakatakse juba treenima selles suunas väikesest peale. Teeme nüüd ühe asja selgeks, miks ikkagi inimesed Aasias kannavad neid näomaske. Neid põhjuseid on mitu. Esiteks, et mitte nakatada teisi inimesi pisikutega. Teiseks, et mitte nakatuda teiste inimeste pisikutega. Kolmandaks, et mitte sisse hingata sisepõlemismootorite heitgaase. Ja neljandaks on naistel põhjus veel see, et varjata oma nägu päikese eest. Aastal 1070 loodi Impeeriumi Akadeemia ehk siis esimene ülikool Vietnamis, mille juurde kuulub ka kirjandustempel, mis asub mu selja taga ja kuhu ma olen kohe sisenemas. Lähme vaatame, mis siin siis pakutakse põnevat. Kirjandustempel on Vietnami kultuuri niivõrd tähtis osa, et see on isegi trükitud raha peale. Vietnami kohalikuks rahaühikuks on tong ja 10 euri on siin 242 000 tongi. Ehk siis põhimõtteliselt siin on igaüks miljonär, aga tongides. Kõikides tänavarestoranides on hästi madalad lauad ja toolid. Sellel on 2 põhjust. Esimene põhjus on muidugi see, et Vietnami inimesed on tunduvalt lühemad kui europiidid. Ja teine põhjus on see, et need võtavad lihtsalt vähem ruumi ja ruumiga on siin tõesti kitsas käes.
Seda, kuidas Vietnami inimesed täna elavad, ma olen juba päris palju näinud. Aga seda, kuidas elasid Vietnami inimesed vanasti enne muist sel ajal, mul pole põhimõtteliselt õrna aimugi. Aga selleks on olemas siin Hanoi linnas selline asi nagu etnomuuseum ja me vaatame, kuidas siis vanad vietnamlased elasid ja ennast majandasid. Siin muuseumis lõhnab täpselt samamoodi nagu Rocca al Mare Vabaõhu muuseumis ja kodune tunne kohe. See ei ole mitte mingisugune vanakooli kahur, see on trumm. Ilmselt kõige suurem trumm, mida mina kunagi oma elus näinud olen. Olen siin Vietnami talu magamistoas ja ega siin mingit luksust ei ole, et siin 2 patja ja kriisimatt ja vsjo. Eestlane ehitas oma kodu ikkagi palgist, seinad olid paksud ja tugevad, et jumala ees keegi sealt läbi näeks ja ei kuuleks. Siis vietnamlased ehitasid seinad endal bambusest, need on õredad, siit kuuleb läbi, siit näeb läbi ja põhimõtteliselt privaatsust on ainult nii palju, et sind ei nähta väga hästi. Etnomuuseumil on nüüd tiir peale tehtud, mulle väga meeldis, sain väga palju targemaks, nägin väga palju seda, mida ma tahtsin näha ja võrreldes nüüd võib-olla Rocca al Mare Vabaõhu muuseumiga ütleks nii palju, et Rocca al Mare oma on suurem, massiivsem ja võimsam, see on rohkem majuvärke, aga siin oli kõvasti rohkem artsi, nii et asi on balansis. Kui mu taksosõit läks maksma 650 000 tongi, siis Uber-trip läks maksma 47 000 tongi. Ehk siis päris korralik vahe. Minu järgmine sihtpunkt on Ho Chi Minhi muuseum. Mitte siis selle linnamuuseum, vaid selle persooni Ho Chi Minhi muuseum. Ma tean, et ta on poliitik ja oli väejuht ja kõik muud jutud, aga kui nii kõva mees on, et tema järgi juba lausa linn nimetati, siis ma tahan teada tema kohta natukene rohkem. Ja ma arvan, et kõige parem koht selle jaoks peale Wikipedia loomulikult on muuseum. Nii et tulge minuga kaasa jällegi. Ho Chi Minh sündis 19. mai 1890 ja ta suri 2. september 1969. Oma poliitilistest vaadetelt oli Ho Chi Minh kommunist. Ma ütleksin Ho Chi Minhi kohta seda, et ta on nagu hunt kriimsil. Ta on olnud väejuht, peaminister, välisminister, president ja erakonna esimees. Enamasti mäletatakse ja armastatakse Ho Chi Minhi ikkagi sellepärast, et just tema oli võtmeisikuks 45. aastal Vietnami demokraatliku vabariigi loomise juures. Ho Chi Minh ei olnud mitte lihtsalt poliitik, ta oli ka kirjanik, ajakirjanik, luuletaja ja politoloog. Tõeline multitalent nagu ta oli ta ka veel polüglott. Ta rääkis inglise keelt, hiina keelt, vene keelt, prantsuse keelt ja loomulikult ka vietnami keelt. Prantsuse koloonia ajal oli Ho paari ajalehe kunstiline juht ja peatoimetaja. 65. aastal Ho haigestus raskelt, taandus poliitiliselt areenilt, kadus avalikkuse eest, kuid mitte kunagi rahva südamest.
1969. aasta 2. septembril, kui Vietnami sõda polnud veel oma lõpptulemust leidnud, suri Ho Chi Minh oma kodus Hanois südame puudulikkusesse. Seitse päeva peale surma maeti Ho Chi Minh siia samma minu selja taga olevasse mausoleumi, kus ta lebab siiamaani ja magab oma igavest pikka, rahulikku, väljateenitud und. Ho Chi Minhi muuseum on siis sedapuhku külastatud. Pole midagi öelda, kõva vend oli, nägi palju, tegi palju, sain ise palju targemaks, on mida seedida. Aga päeva lõpuks ikkagi see kommunismi värk, kõvasti viskas minu jaoks ikkagi Leninit, siis see pole midagi öelda. Kogu see isikukultuse värk ja see kujundus ja kõik jutud, aga nähtud tehtud, jälle targem, kogemus juures, olen rahul. Viimane päev algab nüüd, asjad on kokku pakitud. Lähen tšekkan ennast hotellist välja ja siis mul on linna peal umbes mingisugune lebo 7 tundi ja siis lähen lennujaama ja hakkan lendama tagasi koju. Nüüd hakkab minu jaoks reisimise juures kõige tüütum ja õudsam osa kodustele suveniirid ostmine. Nüüd kõik suveniirid olemas, nii et suundun rahulikult hotelli poole tagasi. Check-in tehtud ja pagas ära antud. Lend väljub umbes 2,5 tunni pärast. Aitäh teile kõigile, kes jälgisid minu reisivlooge. Aitäh teile kõigile, kes andsid mulle positiivset tagasisidet. Aitäh teile kõigile, kes andsid mulle negatiivset või õpetlikku tagasisidet. Ja kui me teiega varem ei kohtu, siis kindlasti veebruari lõpus iga esmaspäev hakkab pihta kella 8 jälle Köök Kanal 2, nii et vaata kööki. Tšau!